Matka teine pool viib meid rabast veelgi ebakindlamale pinnasele, jõele. Ega paadisõidust olekski muidu midagi rääkida, kui paat nii eriline poleks. No nii, võtame siit selle. Opa! Sellised need ühest uus paadid on siis meil. Siis Haabias. Jah, Haabias aavapuust tehtud. Sellepärast niisugune nimi. Ja see puu on olnud tegelikult niimoodi koos, nii et poole meetrisest puust, kui ta siis on sees nagu tühjaks löödud, siis tule ja veega painotakse pardad laiali ja siis saab niisuguse meetrise paadi. See on vist ikka päris peen töö, et sellele seda nagu lõhki ei lööks. No jah, siin on päris mitmeid nippe, et ma olen ise neid siin 12 aastat teinud, et eks iga kord, kui teed jälle järgmise paadi, siis on jälle mingid uued võib-olla asjad, mida tähelepanu pöörata ja nii neid kogemusi saad. Seda vist kuskil mujal Eestimaal ei ole, ainult siin Soomaal on ta säilinud. No jah, tänaseks küll on ta nii, aga eks ta on olnud levinud tegelikult ka mujal. Ja just eriti sellistes jõgede piirkonnas on teda tegelikult ka olnud veel kasutusel alles hiljuti, et nii Kasari erikonnas kui Emajõe Suursoo kandis. Soomaal jah on ta nüüd nagu kandunud tänasesse päeva lihtsalt ainsana siin Eestis selle paadi ehitamise oskus ja kasutamine ka. Mis tema eelised on sellise tavalise laudadest paadiga? Seda on ju kordades keerulisem teha, et miks temaga vaeva nähakse üldse? No jah, et eks see on võib-olla see, et selliseid paate juba tehti, ütleme umbes selliseid siis, kui saagi veel ei tuntud, ehk kui laudu veel ei saetud. Et esimene veesõiduk ilmselt oli mingi puunott, mis niisama jões ujus ja siis parved tehti, midagi pandi paar puud kokku, aga sealt maalt, kus juba siis võeti kasutusele mingid õõnestamise vahendid, sealt maalt hakati siis ka põletama ja siis õõnestama seest neid tüvesid õõnsaks ja muidugi kui riistad läksid paremaks, ütleme pronksi aeg tuli juba ja hiljem rauaaeg ja ütleme, et on saanud teha kergemaid paate juba ja õhemaid. Aga printsiip on ju jah sama, üks jämepuu ja seest tühjaks ja jõe peale. Kui stabiilne selline riist on? Ma tean, siia tulles kõik hirmutasid mind sellega, et nüüd saab kindlasti märjaks, et kas see... No ega ta nüüd väga palju kipakam ei ole, kui see tavaline plastmass, siis kanuu. Aga kohe siis saame proovida. Proovin järgi. Jah. Võtta otsast kinni. Haabialt vette kukkumine pole siiski mingi kunst, teavad mehed rääkida. Ühe puupaadis istudes on äärmiselt oluline tasakaalu hoida. No ega temaga teistmoodi see sõudmine väga ei ole kui kanuuga, või kuidas sulle tundub? Ega ma ei ole kanuuga ka väga palju käinud, aga et ma pean taha vaatama, kuidas sa sõuad, ma ei tea, kas ma teen äkki väga vale liigutust hoopis. Ei, kõik on õige. Tähtis on see, et keel oleks keset suud. Aga see Haabias ise on ikka ju selleks mõeldud, et inimest ühest kohast teise viia, et ega ta on nii ebastabiilne, et siit pealt ju kala väga ei püüa, mingit tööd ei tee. Ei, ikka saab kalaga püüda ja temaga on tehtud kõike transporte, mis siin on, ütleme, majapidamistes on vaja teha. Kas või näiteks, et kui ju teed olid kehvad nagu praegugi ja ega need teid õieti vanasti polnud, siis veeti piimanõud meiereisse ja siinsamas Riisakülas, kus me oleme, järgmise talu juures on meierei. Ja eks üks asi, miks ta võib-olla siin Soomaal on säilinud, on just see, et ta on niisugune madala põhjaga ja mugav temaga liikuda siis, kui on üleujutus. Siin legendid räägivad, kuidas sai Haabiaga majast minna lauta, et loomi talitada ja üldse see üleujutuste aeg oli selline aeg, kus käidi ka temaga Haabiatega lusti sõitmas. Aga vaat see vesi ajas nüüd selle tõrvalõhna juba natuke üles, tunned? On tunda, jah. Ja mõnus. See kevadine paaditõrva on niisugune, et siis haised mitu päeva pärast tõrva järgi. Nigel talv on Soomaalgi tunda andnud. Sestap ei ole ka suur vesi tänavu kuigi suur. Praegu on veetase võrdlemisi madal, aga siin puu pealt on näha, et vahel on see vesi ikka päris kõrgel olnud. Jah, see sama vaata, kus siin see on seal see päris, see sama siin, jah? Jah, see on 2000 aasta jääminek. Et üldse tüüpiline selline suureveeaegne veetase on ikkagi paar meetrit rohkem. Me oleks praegu täiesti vee all siin. Ja istuks nagu allveelaevas.